Tšauki kallid Kuutaro kanali vaatajad, hakkab siis kätte jõudma see kuu lõpuosa ja vaatame, mida siis kõigile 12 tähtkujule see aprilli lõpp toob suhetes ja armastuses. Tšau kõikidele jääradele, kui video meeldib, siis ikka visake seda pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes tahab kanalit toetada, saab liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida mind ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin jäärale on lähitulevikus tulemas suhetes armastuses. Ja huvitav ja lõpukaart ja lähevad mõlemad kaardid siis tagurpidi lõppu ja kumma nüüd ennem tulid, need või need. Ma olen natuke segaduses, võib-olla need, aga siin on huvitav siis kohe 2 isikut on alguses välja anda. On siin meil mõõkade emand ja karikate kuningas. Nüüd jäärad mõõkade emand, oota veitsa vist natukene liiga kõvasti see taustavärk seal. Nii, mõõkade emand siis pigem siuke sihikindel, iseseisev inimene, nutikas, aus, õiglane. Muidugi mõõkade emand üks miinus on nüüd siis nii-öelda selline võib-olla endaga kurjutsemine, kui nii võib öelda, endaga liiga karm olemine või nagu enda liigne süüdistamine võib-olla, et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis võib see olla teie nagu energia, et siis ärge olge ise endaga liiga karmid. Samas see on naisenergia kaart, naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Muidugi kohe siin kõrval siis on olemas ka karikate kuningas, et karikate kuningas on nüüd hästi siuke spirituaalne meesenergia. Tähendab kindlasti empaatiavõimet, intuitsiooni, aga see on siuke hästi avatud meelega inimene, hästi eluküps, hindab olukordi kaine mõistusega. Tegemist võib olla siis suhteliselt emotsionaalse inimesega, aga inimene peaks oskama siis enda emotsioone hästi kontrollida. Meesenergia jällegi, meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, et kumb sugupool võib siis olla siin jäärad teie enda energiakaart ja teine võib olla siuke nagu austaja partneri või mingi lähedase isiku kaart. Võib ka tegemist olla täiesti uue inimesega, sellepärast et 3. kaardina on jäärale siin tulnud välja karikate 7 ja karikate 7 on mitmete võimaluste ja valikute kaart ja see on suurte ootuste ja lootuste kaart ka, aga karikate 7 on tegelikult natukene niisugune nagu hoiatav kaart, mis ütleb, et tehke mingi hoolikalt läbimõeldud otsus või valik. Et kui te teete vale valiku, siis te võite korrata mingit minevikutsüklit, et võib-olla teil oli minevikus mingi halb side või suhe ja tegite seal mingeid valesid otsuseid või valikuid ja nüüd karikate 7 siis ütlebki, et tehke hoolikas valik, et mitte korrata mingit mineviku nagu tsüklit. Et selles karikate 7 natukene on mingit siukest negatiivset emotsiooni mingi mineviku olukorraga seoses. Küll nüüd aga teine rida tahab kohe alustada võimsalt, sellepärast et on siit välja anda jäärale maailmakaart. Ja maailmakaart peaks tähendama seda, et mingid uksed on justkui avanemas, maailma uksed siis nii-öelda, et maailm on suur ja lai, kindlasti kellegi jaoks võib see kaart tähendada siis mingit reisimist, kolimist, aga lihtsalt ka võib olla nagu asukoha muudatus, võib-olla lähete kuhugi teise linna ja seal võib midagi huvitavat siis nagu toimuda, et see on siuke mitmete võimaluste valikute kaart, ta on hästi edukas ja ta on hästi võidukas kaart ja maailm nagu lõpetab ära siis ka justkui nagu vanu tsükleid, et ta on kõige viimane siis suure arkaani kaart, et suure arkaani kaardid on siuksed võimsamad energiat, et ta võib siin jäärale jaoks lõpetada ära mingid vanad olukorrad ja alustada siis mingeid mitmeid uusi võimalusi nagu korraga. Ja tõesti see edukus ja saavutamine selle kaardiga on väga hea, et midagi tundub, et te olete siin ka saavutamas siis justkui mingil uuel tsüklil, mulle tundub. Aga tuleb siit eelviimase kaardina välja nüüd teine suure arkaani kaart, milleks on siis mõõdukus ja mõõdukus räägibki siis alati nagu tasakaalust, et ta ütleb, et kõike võib, aga mõõdukalt justkui ja mõõdukuse kaart alati ütleb, et peab nagu tegutsema, aga ta ütleb, et ei ole kindlasti vaja nagu kiirustada. Jällegi see kaart soovitab samamoodi teha siis mingeid läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja ta ütlebki, et läbi nende läbimõeldud otsuste ja valikute te jõuate või taastate enda siukse stabiilse või nagu turvalise keskkonna ja tegemist on ka hästi hea spirituaalenergia nagu kaardiga, et see võib ka olla seotud siis selle karika kuninga energiaga, et võib-olla kellelgi on tagasi vaja saada mingisse spirituaalenergiasse või midagi taolist, aga mingit tasakaal on vaja luua, et kui te ise teate, et millegiga olete natukene üle piiri läinud, siis tasub tagasi tõmmata. Muidugi viimase kaardina on siin jäära jaoks väljas müntide 2 ja kahed tähendavad alati valikuvõimalusi ju, et kui valikuvõimalust on, siis see on nagu positiivne ja tegelikult maailmakaart siin ees ütles ka, muidugi karikate 7 ka, et ikkagi hoidke meeles see, et te peate tegema neid läbimõeldud otsuseid ja valikuid, aga samas müntide 2 on väga hea siuke nagu rahaenergia kaart, aga ka arengute kaart, aga ta on hea kohanemisvõime kaart
ja see kaart ütlebki nagu seda, et teie ellu võib väga järsku tulla siis mingi muutus. Ja kuna te suudate mingi muutusega nagu hästi kaasa minna, siis see võib teile nagu kasulikuks osutuda. Et ma ei teagi siis, mis mõttes, et kas siin on mingi karjäärivõimalus, mingid töösuhted või on siis ikkagi mingid armastussuhted siin. Igal juhul mingid valikuvõimalusi peaks olema, kiirustada ei tohi, tuleb teha neid läbimõeldud otsuseid, valikuid ja maailmakaart tegelikult näitab siin väga head sihukest nagu edukust või võidukust või saavutusi. Et see on sihuke hästi hea nagu uue tsükli alguse kaart. Ja nii karikate kuningas kui mõõkade ema, see mõõkade ema natukene on seal võib-olla liiga mentaalne või negatiivne mingite asjade suhtes, aga siin tuleb jah siis võib-olla õppida mineviku vigades selle karikate 7-ga. Jäärad, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin sõnnile tulemas, lähitulevik, suhted armastus. Ossa! Ja tundub, et sõnnil siin midagi paugutab, aga tundub, et siin väga hullu midagi ei ole. Vist niipidi olid need hoopis. Aga esimese kaardina sõnnid on teil kohe väljas tornikaart. Tornikaart tähendab ootamatuid kiireid sündmusi. Midagi võib väga järsku muutuda teie olukorras. Kui te olete halvas olukorras, võib see halb olukord väga järsku läbi saada. Kui te olete mingis väga heas olukorras, siis peate ettevaatlik olema. Võib väga järsku nagu see olukord ka lõppeda. Et see on niisugune kiire muutuse kaart, et igal juhul olge nagu valmis tegutsema. Muidugi selle peale kohe teise kaardina on siin kõrval välja anda siis sauade paas. Ja tegelikult sauade paas siia kõrval on väga hea kaart, sest see on entusiasmi kaart ja julguse kaart või siuke enesekindluse kaart. Hästi nooruslik energia muidugi kellegi jaoks kindlasti võib tähendada nooremapoolset siis mingid kükestavad kirglikud taustajad, sest sauadel on tugevam seksuaalenergia. Samas aga võib see olla teie enda siuke nagu nooruslik energia või mingid uued värsked ideed. Ja kaart võib ka öelda nagu seda, et võib-olla kui minevikus üritasite midagi nagu teha või luua või see võib olla seotud nagu loovusega, et võib-olla midagi ei õnnestunud nii hästi, kui te oleksite tahtnud, aga see kaart siis nagu vahepeal ütlebki siis seda, et olge julge, proovige uuesti, ärge kartke. Et see on siuke julguse kaart, entusiasmi kaart, kindlasti tegutsemine nende sauadega, aktiivsus, loovus, kirglikkus. Okei, tegemist võib siin olla ka mingite materiaalsete teemadega, sellepärast et kolmanda kaardina on sõnnile välja anda siit müntide 5. Ja müntide 5 on siuke natukene vaesuse, puudustunde või hüljatustunde kaart. Võib tähendada pettusi, vargusi, valesid, et rahaasjades kindlasti see kaart soovitab olla nagu ettevaatlik, et ärge laske ennast ninapidi kellelgi vedada. Aga 5 võivad olla natukene ka siuksed mineviku energiad, et väga võimalik, et minevikus saite nagu petta või keegi valetas või keegi varastas siis. Aga igal juhul tasub nagu ettevaatlik olla, aga võib-olla on siin ka see sauade baasiga seotud, et võib-olla see oli minevikus, midagi te proovisite, võib-olla mingit investeerimisteemat. Muidugi praegu on siuke, investeerimine on hetkel siuke kahtlane värk, et ei tea, mis see majandus siin täpselt teeb, on ju. Aga midagi võib olla materiaalses mõttes või mingit äri või midagi üritasite te luua kunagi ja võib-olla see nagu ei õnnestunud. Ja kuna siin on tornikaart ees, siis võib siin olla nagu niimoodi, et kui te proovite midagi uuesti, siis väga järsku võib see hoopis õnnestuda. Aga rahaga natukene siis ikkagi peab olema ettevaatlik. No nii, nüüd aga teise rea alustuseks hüppab sõnnile välja armastajate kaart. Ja see võib nüüd olla kindlasti seotud siis mingi romantilise suhtega. Kuigi, kui inimene teeb enda tööd ka kirega, siis võib olla nagu tööenergia ka siuke nagu hingesugulusside. Aga see on tugev hingesugulusideme kaart ja ta on siuke harmooniline, samas kirglik, romantiline. Võib mõnikord see kaart tähendada ka kellegile rasedust. Aga samas see ongi nagu see, et kui te midagi loote, vaata, siis see on ka nagu teie laps justkui, ma ei tea, ma ei oska seletada või tehnoloogia inimesed ilmselt saavad nagu aru. Et selles mõttes see võib ka tähendada, et hingega mingi asja kallal olemist. Et võimalusi on siin palju. Võib-olla mõtlen lihtsalt siin ühele teatud sõbrale antud hetkel, aga kindlasti siis mingid romantilised sidemed, aga samas ka teisi võimalusi. Ja huvitav on siin see, et me alustasime esimest rida selle nagu torniga, et siin võib väga järsku siis midagi juhtuda. Ja tuleb siit välja siis ka eelviimase kaardina maag.
ja no maag näitab nüüd mingit sihukest maagilist energiat. kui maag on teie nagu enda energiakaart, siis maag ütleb teile, et teil on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite olla edukas mingis enda olukorras. aga maagiga ongi hästi tähtis on suhelda, hästi tähtis on tegutseda, hästi tähtis on manifesteerida, öelda välja neid asju, et ma saavutan selle ja ma saavutan selle ja siis ma vabanen sellest ja ma vabanen sellest. et kindlasti te peate nagu seda tegema iga päev mingi vähemalt 3 korda, on ju. ja samas siis maagiga kõige tähtsam, usk iseendasse. see, et te nagu usutegi, et põhimõtteliselt ma suudan luua endale uue reaalsuse või parema reaalsuse või paremad võimalused ja siis ongi selle nimel nagu tegutsemine ja selle üles loomine või ehitamine. et maag tegelikult ütleb, et teis on kõik olemas, et siin ma arvan, et seni te peate lihtsalt natukene rohkem ise tegutsema. ja no nii, teine rida tuleb siis suure arkaani rida, puhtalt muidugi enamus kaardid siis või üle poolte kaartidest on suur arkaan, et suht võimas lugemine sõnnile, aga viimane kaart siis on siin rippuv mees ja poodu. noh, see kaart näitab natukene sihukest segadustunnet, siin võib toimuda korraga palju asju samal ajal, aga see kaart kindlasti soovitab säilitada rahu ja selge mõistuse. et see kaart ütleb, et ärge kindlasti kiirustage, kui on oluliselt tähtsad mingid otsused, ärge kiirustage nende otsustega. et see on justkui sihuke magage kaineks kaart või mõelge mitu korda üle kaart ja siis alles tegutsege. ja võib-olla kui siin toimuvad mingid siuksed imelikud kahtlased sündmused või mingid olukorrad, keegi üritab siin midagi välja teilt petta selle müntide viiega, siis põhimõtteliselt see kaart võib öelda ka seda, et ärge laske liigselt nagu mingil jamal ennast nagu häirida või ennast segada, et siin keegi võib üritada teile mingit ma ei tea, mis mesijuttu ajada või mesijuttu tõesti võib-olla selle armastajate kaardiga, et noh, hingesugulusside, aga samas ka kaksikleegiside, et siin võib keegi olla ka füüsilise kontakti peale väljas, kuna baas tuli ka sauade sihuke kirglik energia. et noh, tegelikult siin võimalusi on nii karjääris kui ka siis armastuses või romantikas. Sennid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine, visake pöidlanuppu kindlasti, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ja muidugi võite jälgida Instagramis. oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida Instagramis. ning vaatame siis üle, mis siin kaksikule lähitulevikus suhetes ja armastuses tuleb. ja huvitav vist hopsti ja niimoodi tulid nüüd kaardid välja. ma vist tegelikult natukene nägin ka, mis kaart siin nagu tagurpidi läks, aga no hea küll, jätame ta üksikuna siia hetkel ja hakkame siit ülevalt tulema. Esimese kaardina laual kaksiku jaoks karikate rüütel. Rüütlid nüüd võivad olla austajate kaardid, aga alati ei pea olema, võivad näidata ka enda energiat. et see on pigem sihuke nagu romantiline energia, te võite tunda ennast nagu romantilisena või siis karikad on ka emotsioonide kaardid. et võib siin kaksikutel lähitulevikus mingi natukene emotsionaalsem olukord või hetk tulla. samas aga noh, nüüd austaja poole pealt, eks ju, on see siis romantilise austaja kaart või mingite kutsete kaart või tunnete avaldamise kaart. et kui olete siin mingis suhte algfaasis, siis keegi võib avaldada mingeid tundeid ja noh, vallalistel inimestel võite saada siin mingeid nagu kutseid. et väga hea tegelikult austaja energia. muidugi teise kaardina kohe selle kaardi all oli siis peidus kohtukaart ja kohtukaart räägib mingitest tegelikest tõdedest, mingite avastuste tegemisest. see on hästi suur sihuke nagu spirituaalselguse või ärkamise kaart. et kui on siin mingid asjad, millele ei ole olnud vastust, siis võivad vastused nendele asjadele tulla, aga see võib olla siis ka hästi suur nagu eneseavastuse kaart. samas see kaart ütleb, et peale siis mingit avastust või peale mingit selgust teatud olukorras, siis keegi saab siin lasta lahti mingist negatiivsest mineviku energiast või emotsioonist, et just kuna siin ees on karikate rüütel, eks ju, et siis see võib olla seotud mingi emotsiooniga, mingi mineviku partneri suhtes või midagi taolist, aga keegi vabaneb siin sellest. samas on siin vaja teha kindlasti endaga ka mingit sisetööd, sest teise kaardina on siin kohe kõrval väljas ka siis samamoodi spirituaalse ärkamise kaart nimeks siis hermit või erak. ja see kaart kindlasti räägib nagu aja omaette veetmisest ja enda sisemaailmaga tegelemisest. samamoodi see kaart siis ütleb, et te võite avastada endas isegi põhimõtteliselt mingeid spirituaalseid nagu võimeid või siis empaatiavõime või
keegi võib hakata siin nagu tajuma inimesi paremini, et noh, kui inimesed teile näiteks valetavad või kui on ausad või siirad või et siin keegi võib hakata nagu väga hästi tajuma seda, aga see on siis, kui inimene teeb siin tööd iseendaga, et see kaart on hästi suur iseendaga töö tegemise kaart, et see on niisugune raske teekond, et kindlasti tuleb niisuguseid nagu kaikaid kodaratesse, aga need ongi niisugused katsumused, et kas te siis suudate need läbida ja ületada, et kas te olete enda uueks justkui reaalsuseks siis valmis. Aga noh, hermit võib siis mõnikord ka öelda nagu seda, et olete teistele inimestele liiga palju enda energiat välja andnud. Et kui te olete mingis sellises seltskonnas, kus kogu aeg on mingi negatiivne mõtteviis või midagi sellist, siis võib-olla sellistest olukordadest tasub ennast rohkem eemale hoida ja puhata nendest inimestest. Muidugi on siin nüüd teise rea alustuseks kaksikul väljas ka mõõkade 8. Ja mõõkade 8 on natukene niisugune ülemõtlemise kaart või enda mingite illusioonide vangis olemine või enda tagasihoidmine, et kellelgi võivad olla siin mineviku olukorraga seoses tekkinud mingid hirmud või kahtlused ja keegi võib olla siin ennast hakanud alahindama või midagi taolist, aga mõõkade 8 on alati niisugune kaart siis pigem, mis ütleb, et võtke side silmi eest ära ja hakake tegutsema, et mitte miski peale teie enda ei hoia teid nagu tagasi, et võib-olla natukene liiga palju siin pidurdate iseennast ja peaksite rohkem nagu edasi tegutsema siis, et see on just natukene niisugune nagu koha peal seismise kaart või mõnikord mõõkade 8 võib ka öelda nagu seda, et keegi ootab, et teine inimene teeks ära mingi esimese sammu, aga see kaart pigem ütleb, et olge julge, tehke ise see esimene samm ära, siis te juba saate areneda mingisse uude olukorda, kus on siis vaja edasi tegutseda või mõelda, mitte et seisate koha peal ja ootate, et see on lihtsalt aja raiskamine, eks ju. Aga eelviimase kaardina on siin tulnud välja kaksikule ka võimas maag. Ja maag näitab siis tegelikult seda, et teis endis peaks olema kõik olemas selle jaoks, et te saaksite olla edukas ja võidukas ja maag on nagu niisugune kaart, mis ütleb, et kui te iseendasse nagu usute ja enda võimalustesse, siis teil on võimalus luua nagu täiesti uus reaalsus ja uued võimalused ja uued valikud. Et kindlasti just kõige tähtsam asi maagiga on see usk iseendasse ja enda võimalustesse, aga muidugi ka manifesteerimine, samas suhtlemine ja tegutsemine. Aga see kõik algab siis usust iseenda vastu ja noh, siin on hästi võimas energia, et põhimõtteliselt maagiga ma tavaliselt peaks ütlema, et unistage nagu suurelt ja kui te siis tegutsete, siis on väga palju võimalik, mis te ise ei suuda arvatagi justkui. Küll aga nüüd viimase kaardina on siit kaksikule välja anda veel müntide emanda kaart. Noh, müntide emand nüüd võib näidata siin kaksikut teie enda energiat või mingit niisugust austaja partneri energiat. Emand muidugi naisenergia, samas jällegi naisenergiat võib olla naisterahval ja ka meesterahval. Igal juhul tegemist on siis sellise usaldusväärse, stabiilse ja turvalise isikuga, et mündid võivad näidata siin ka niisugust materiaalset järgeküllust või viljakust, eks ju, et see võib ka niisugune raseduse kaart kellegi jaoks olla, kui see näitab austaja energiat. Aga kindlasti siis ka jah, niisugust head materiaalset järge, aga no muidugi mündid on ka sellised hea õnnekaardid, et siin võib mingi väga hea õnn siis kedagi tabada, et noh, maagikaardiga ma ütlen, siin on nagu mingid tööalased võimalused ka kindlasti võimalikud, et kui te soovite karjääri teha ja areneda ja et siis ongi see, et tuleb ise lahti lasta mingitest hirmudest ja tegutseda ja kindlasti siis sisetöö iseendaga ja läbi selle peaks siin kõik tulema, et võimalusi tõesti on siin palju ja ma ei tea, et siin kas nüüd võib-olla on see niimoodi, et naisterahvaste jaoks on see müntide emand nende enda energia ja meesterahvaste jaoks võib-olla on austaja, et noh, mingi rüütikaart siin näitab ka austaja energiat, et võimalusi on siis nii armastuses kui ka karjääris. Kaksikud. See oli siis selleks korraks teie suhted armastus, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida siis ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin vähile tuleb lähitulevikus suhetes ja armastuses. Ohoo! Ja nägin sealt juba mingeid positiivseid asju. Ja okei, üks lõpukaart veel. Üks lõpukaart vähile veel. Siit vahelt kukkus midagi välja ja huvitav on, et siin ka tagurpidi, jätame nad tagurpidi siia ja selle ka. Isegi ei olnud vaja seda lisalõpukaarti, tegelikult oli olemas, aga hea küll, vähid saate siis ühe lisakaardi. Muidugi alustame nüüd teie lugemist müntide 4-ga. Müntide 4 materiaalselt on väga hea kaart, see on stabiilsuse ja turvatunde kaart. Negatiivse poole pealt võib-olla natukene hoiatav, et ärge laske ennast nagu ninapidi vedada, et see natukene võib olla siuke pettuste
valede varguste kaart, aga ei pruugi, et põhimõtteliselt see kaart ütleb, et kui te oskate enda rahaasjadega nagu ümber käia, siis te säilitate või saavutate siis hästi stabiilse ja turvalise energia, eriti siis materiaalselt. Nüüd muidugi materiaalsetest energiatest veel rääkides on siin kohe kõrval siis välja anda ka müntide baas ja see näitab siis võib-olla mingit väga head võimalust. Kindlasti siis mingit materiaalset või äri või mingit sükest võimalust, sest tegemist ikkagi müntidega on sükse raha või materiaalsusega. Muidugi võib see näidata mõnikord ka viljakust, et baasid võivad mõnikord olla siis nooremapoolsed austajakaardid, et vähid, kas olete ise siin siuke nooremapoolne viljakas inimene või siis võib olla kellelgi selline nagu nooremapoolne viljakas austaja või siis heal järjel olev austaja, aga tegemist peaks olema siis siukse noorusliku inimesega võib-olla, et ta ei pea vanuse poolest olema noor, aga võib-olla ta olemus on siuke hästi nooruslik ja tegelikult on siin seda energiat veel, sellepärast et kolmanda kaardina on siit välja anda ka veel karikate baas, ehk siis siin võib ka kellelgi olla nüüd mitmeid austajaid vähkidel. Karikate baas on siis rohkem siuke nagu romantilisem või emotsionaalsem austaja-kaart, jällegi siis nooremapoolne energia, samas karikate baas on väga hea siuke nagu intuitsioonikaart, et see kaart võib siin öeldagi, et enda olukorras, kui te nagu tutvute mingite inimestega või kui siin ongi mingid rahalised või tööalased olukorrad, kui keegi teeb teile mingi pakkumisi, midagi sellist, siis usaldage rohkem enda sisetunnet või intuitsiooni, et see peaks teile ütlema siin ära, mis asjad on õiged ja mis asjad ei ole. Et iseenda usaldamine kindlasti ülimalt tähtis siin. Nüüd muidugi teise rea alustuseks on siin välja anda vähkidele ka kuukaart. Kuukaart muidugi on nagu kalatähtkuju kaart, aga enamasti on kuu kaardi peal siis alati väike vähike, muidugi sellest arvast siin ei ole, aga ma arvan, et see kaart on kõikidele nagu veeenergiatele hea ja vähile ka siis jällegi hästi tugev spirituaal nagu energia, näitab mingit intuitsiooni ja see on jällegi siuke iseenda usaldamise kaart. Kuukaart võib olla natukene siuke kahe vahel olek, et keegi teie olukorras võib siin olla justkui kahe vahel ja täpselt siin on kaks baasi ka siis, et tõesti võib-olla olete kahe austaja vahel, aga siin on võib-olla see, et kuukaardil üks hunt on siin must, teine on valge, et võib siis olla, et üks on mingi mineviku olukord ja teine on mingi uus võimalus, et siis kindlasti tasub teha siin õige valik või otsus ja noh, see kaart ütlebki siis põhimõtteliselt seda, et te saate usaldada iseennast sellel otsusel, et ei pea siin kellelgi teiselt mingit nõu justkui küsima. Samas negatiivse poole peal kuukaart on pettuste, valede, varguste kaart jällegi, eks ju, et natukene peate siin ettevaatlik olema, kuna see müntide 4 negatiivse poole pealt ka näitab seda energiat ja see müntide baas, see hea võimalus, et teil võib nagu materiaalselt hästi minna ja siis võib-olla inimesed üritavad teie suunas nagu tulla või midagi sellist. Aga on siin nüüd huvitav energia tõesti veel eelviimases kaardis armastajate näol, et armastajate kaart näitab kas siis hingesugulussidet või kaksikleegi sidet, et siin on palju siukest tasakaalu, harmooniat, romantikat, kirge, mõnikord armastajate kaart võib olla lausa raseduse kaart, et baasid siin on siuksed noored värsked energiat, et kellegi jaoks võib baas näidata ka mingit lapse energiat, et siin on nii palju nagu võimalusi ja siin on ka kaks austajat, et mingid romantilised energiat, samas müntide 4 alustas mingi siukse töö või materiaalse energiaga, et mõnikord on ka nagu see, et kui inimene teeb enda tööd hingega, siis võib ka olla tööga mingi hingesugulusside. Aga siin hetkel, kuna on veel kaks baasi ka väljas, siis mulle tundub, et see on ikka mingi romantiline teema. Aga natukene peab ettevaatlik olema selle armastajate kaardiga, et siin keegi ei oleks füüsilise kontakti peale väljas. Muidugi selle peale siis võtan viimaseks kaardiks hoopis selle, sest 6 kaarti on, jätame need tagurpidised kaardid, siin paneme pakid tagasi ja lõpetame siukse võib-olla siis võiduka energiaga, et see on uhkustunde ja tunnustuse kaart, see sauade 6 ja ta näitab just siukest nagu võidukust ja kuna ta on sauade 5-le järgnev kaart ja sauade 5 näitab siukest nagu võistlust või võitlemist, siis sauade 6 jällegi on siuke nagu konkurentsile ärapaneku kaart. Et ma ei tea, mis olukord siin on, et kellelgi võib olla siin mingi romantiliselt mitu võimalust, võib-olla see ei ole teie, vaid see on teie austaja, et tal võib olla nagu mitu võimalust, aga jällegi siis see sauade 6 ütleb, et teie tulete sellest olukorrast välja nagu võitjana, et see on siuke uhkustunde kaart, võidukuse kaart ja muidugi sauad, eks ju, aktiivsus, loovus,
kirglikkus, et siin kirega võib olla palju asju seotud, on ju, et sellega ma ütlen, natukene peab olema ettevaatlik, aga samas sauad on aktiivsed kaardid ka ja loovad kaardid, et see aktiivsus kindlasti ütleb, et kui te ise tegutsete, siis see edukus jõuab ka nagu teieni ja võib-olla peate siis kasutama ära natukene ka enda loovuslikumat poolt ja mis on kõige tähtsam, ongi see, et siin on seda spirituaalset energiat palju, mis just ütleb seda, et usaldage rohkem iseennast. Vähid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida mind Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin lõvile lähitulevikus suhetes armastuses on tulemas. Ja kohe nägin ära, et ülimalt võimsad energiat on siin väljas ja jätame need kaardid kuidagi nii ja võtame esimesena ainukese nägu ülespidi tuleva kaardi ja tuli siis lõvile esimese kaardina välja sauade emand. Sauade emand on kõige võimekam emanda kaart Taro pakis. See on siuke hästi enesekindel inimene, aktiivne, loov, kirglik, edukas. Aktiivsus näitab siin võib-olla ka mingit sportlikkust, head välimust. Kindlasti sauadega ka tugevam seksuaalenergia. Nüüd muidugi tegemist on nagu naisenergia kaardiga, aga just see, et tal seda seksuaalenergiat on rohkem, võib tähendada siin seda, et see naisenergia, et see võib ka olla nagu meesterahvas. Et nii naisterahvastel kui meesterahvastel on naise energiat ja samamoodi ka siis meesenergiat. Et kui te tunnete ennast siukses enesekindlas ja võidukas energias ära, siis see on teie energia või võite te selle energia saavutada, aga võib see siis kindlasti olla ka siuke nagu austaja partneri või lähedase isiku energiakaart. Nüüd teise kaardina nägin siit ära, et esimese kaardina tegelikult lendas tagurpidi laua peale sauade äss, ehk siis 2 saua nüüd järjest. See näitab kindlasti hästi tugevat siukest nagu enesekindlust, võidukust, saavutust, aga kindlasti jällegi sauadega seda tegutsemist, et need kaardid põhimõtteliselt siin ütlevad, et keegi on enda tegutsemistes väga edukas, et lihtsalt ta peab tegutsema ja justkui võidud kukuvad tema ees. Ja sauade äss näitab siin siukest julgust ja kindlasti kõige rohkem siis seda enesekindlust. Et te peate siin võib-olla iseennast rohkem usaldama, et võib-olla te natukene lõvid liiga palju kahtlete iseendas vahepeal. Et kui juba äss tuleb välja, siis peaks siin olema ikka väga positiivsed mingid tulemused või lahendused, mis iganes olukorrast te siis täpselt ka olete. On need siis mingid tööolukorrad või siis mingid austaja energiat selle emandaga. Nüüd kolmanda kaardina tuleb aga välja siit mõõdukuse kaart. Ja mõõdukuse kaart on siuke hästi huvitav, hästi tugev spirituaalenergia kaart. Ja mõõdukuse kaart põhimõtteliselt ütleb nagu lõvid teile seda, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukalt. Et kui te olete siin mingite asjadega natukene nagu üle piiri läinud või te ise teate, et midagi on siin nagu liiga palju või siis võib-olla midagi hoopis liiga vähe, vaata, et mingid asjad on nagu tasakaalust väljas, et sellisel juhul tasub sinna olukordadesse see tasakaal luua, aga ta on siuke stabiilsuse ja turvatunde kaart ka, et see võibki öelda nagu seda, et te võite nagu peagi siis saavutada selle stabiilse või turvalise energia, et mõõdukuse kaart alati muidugi ütleb, et tuleb tegutseda, aga tuleb teha siis läbimõeldud otsuseid ja valikuid, et kindlasti see kaart ütleb, et ei tohiks nagu kiirustada, aga tegutsege ja tehke neid läbimõeldud otsuseid, valikuid ja siis peaks olema siuke stabiilne ja turvaline energia teie poole tulemas. Ja kuna siin ees on siuke nagu edukas energia, siis ma arvan, et ei ole siin lõvide jaoks karta midagi. Küll nüüd aga teise rea alustuseks hopsti lõvid hüppab teile välja kaljukitse kaart kurat. Kindlasti võib see tähendada teie jaoks seda, et ta on siin võib-olla kellegi austaja kaljukitse tähtkujus, eks ju, et võin siin samastuda, aga muidugi kuradi kaart, ma ütlen, see tähtkuju ei ole siin nii väga oluline, et kuradi kaardiga natukene ikkagi tasub ettevaatlik olla, sest kuradi kaart võib tähendada toksilisi inimesi, suhteid, muidugi halbu harjumusi, sõltuvusi, kindlasti ka negatiivset nagu mõtteviisi või siis nagu siukest nagu ülemõtlemist, illusioonide vangis olemist, et väga võimalik on ka see, et mingi mineviku olukorras toimunud sündmus või asi hoiab kedagi nagu tagasi, kuna raudselt see nii on, sest mul tuleb see aevastus tavaliselt mingis siukses kohas, kui nagu keegi spetsiifiline, kes praegu seda vaatab lõvidest.
teie jaoks on see nagu hästi tõene, et teil oli minevikus mingi sündmus või mingi olukord või suhe või side, võib-olla toksiline. Ja see paneb teid ennast nagu tagasi hoidma, et ei julge siin nagu midagi uuesti proovida. Ja esimene rida just ütles seda, et olge julge, proovige uuesti. Väga huvitav, ei ole kunagi nii palju aevastusi ka tulnud järjest ühegil tähtkujul, et siin mõne tähtkuju ajal ikka on need aevastused olnud, enamasti on see kaksike, aga on ka olnud vahepeal lõpupool. Lõvidel väga ei ole olnud, nii et lõvid teie jaoks väga huvitav. Mingi toksiline energia võib siin olla selle kuradi kaardiga lõvid. Natukene olge ettevaatlik, sest teinekord, kui nüüd uuesti aevastused tulid, siis pigem mõtlesin mingite toksiliste inimeste ja suhete peale. Et kui te ikkagi peate nagu ise panustama kogu aeg suhtesse ja teine inimene ainult võtab ja midagi vastu ei anna, siis sellistes suhetes kindlasti ei ole mõtet olla. Mul oli endal kunagi selline suhe ja tõmbasin ennast lihtsalt tühjaks ja lõpuks olin veel rohkem õnnetu ja võingi samastuda, et samamoodi olid mingid hirmud uuesti maailma nagu minemiseks või veits nagu põdesin või ma ei tea, et tõin nagu ennast nii palju selles suhtes alla, et lõpuks hakkasingi endast arvama nagu seda, mis tegelikult ei olnud tõene, nagu mida inimesed peale surusid. Et sellistest olukordadest tuleb eemalduda, minna oma ette ja uuesti alustada siis. Ja tegelikult siin esimene rida näitab, et see tulemus võib olla siis ülimalt positiivne. Ja eelviimase kaardina selle peale väljas siis ka karikate kuningas, mis on siis hästi spirituaalne nagu meesenergia kaart, näitab kindlasti intuitsiooni, empaatia võimet. See on siuke hästi eluküpse inimese energia. Näitab ka avatud meelt ja olukordade nagu kainelt hindamist, et see võib olla siuke hästi emotsionaalne inimene, aga samas inimene peaks oskama ka siis enda emotsioone suhteliselt hästi nagu kontrollida. Võib see olla siis lõvid teie enda siuke hästi tugev spirituaalenergia kaart. Eriti võib-olla siis meesterahvastele, kuna see ikkagi on meesenergia kaart, kuigi meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, aga kumb siis, et kui te tunnete ennast selles energias ära, on see teie oma, kui mitte, siis võib see olla siuke austaja partneri energia. Ja viimase kaardina on siin lõvidele välja anda karikate 5. Ja no karikate 5 täpselt näitab nüüd siin seda, et minevikus siin justkui nagu midagi on, mingid negatiivsed emotsioonid või just emotsioonid pigem siis ja võib-olla kurbus või pettumustunne. Aga karikate 5 on alati siis selline kaart, mis ütleb, et pöörake ümber, hakake uues suunas minema, et ärge nutke vanu karikaid taga. Et kui te pöörate ümber, hakkate uues suunas liikuma, siis te peatselt avastate, et teil on mitmeid uusi võimalusi ja valikuid ja täiesti uued teekonnad ootavad nagu ees. Et siin võib-olla lõvide jaoks ongi see, et tagasi saada seda enda enesekindlust, on vaja siin lahti lasta mingitest mineviku asjadest, õppida enda mineviku vigadest, andestada võib-olla teistele ja siis liikuda edasi. Ja see peaks kaasa tooma siin tegelikult esimeses reas väga hea sauade emand ja ülimalt võimekas sauatäss siis ka lõvidele. Aga see oli siis selleks korraks teie suhted armastus siuke aevastamistega video. Kindlasti visake pöidla nupu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võiks ikkagi liituda peregrupiga ja muidugi võite jälgida siis ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidu võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin neitsidele on tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses, mis on neitsidele tulemas siin lähitulevikus. Ja kiiresti siis kaardid väljas, see oli viimane, ma eeldan, et see oli eelviimane ja siin on üks tagurpidine veel. Nüüd aga esimesena nägin kohe ära, et lauale hüppas suht kiirelt mõõkad 9. Ja neitsid mõõkad 9 on natukene siuke nagu ärevuse või hirmude kaart. Hästi tugev mentaalne energia, mõnikord võib näidata mingit suhtlust, aga tihti ta on siuke nagu mineviku kahetsemise kaart. Kellegi jaoks muidugi võib näidata ka mingid uneprobleeme, unepuudust või halbu unenägusid. Aga just jah, see nagu mineviku kahetsemine või mingid hirmud minevikust, et see võib ka olla siuke, et minevikus juhtus teil midagi halba ja nüüd mingid hirmud hoiavad teid nagu tagasi. Et tegelikult siin tuleks nagu õppida mineviku vigadest ja edasi liikuda. Muidugi teise kaardina on siin neitsidel kohe väljas ka siis mõõkad emand. Ja mõõkad emand tihti on siuke inimene, kes on iseendaga liiga karm.
ja võib-olla süüdistab ennast siin liiga palju mingites olukordades. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis kindlasti neitsid võib see mõõkateemand olla teie energia, vastasel juhul võib see olla sihuke austaja partneri energiakaart. Et noh, tegemist küll muidugi naisenergiaga, naisenergiat on ka siis nii-öelda meesterahvastel, et võimalusi mõlemale sugupoolele. Muidugi mõõkateemand iseenesest on sihuke hästi nagu iseseisev inimene, hästi aus, õiglane, nutikas, kindlasti sihuke terava taibuga, võib-olla ka hea suhtleja, sest mõõgad on siuksed nagu suhtluse kaardid, võib see tähendada teile mingit suhtlust mingi austaja või partneriga, aga jah, just see enesega liiga karm olemine, et see on üks siis tunnusmärke, kuidas tuvastada, mis inimesega tegu. Nüüd aga kolmanda kaardina on esimesse ritta neitsidele välja anda kaariku kaart. Ja no see kaart on nüüd ülimalt positiivne energia, sest see näitab sükest võidukust või edukust ja enesekindlust. Muidugi noh, siin on kaariku ees on kaks hobust, üks on valge, teine on must, et see võib tähendada seda, et musta mineviku selja taha jätmist ja valge helgema tuleviku poole liikumist. Ja see kaart ütleb nagu, et kui te teete ära mingi otsuse või valiku, siis jääge endale kindlaks ja liikuge kindlameelselt selles suunas edasi. Et ta võib tähendada negatiivse poole pealt mõnikord, et mingi kõrvalised isikud või inimesed üritavad teile meelega halba nõu anda või teid enda teelt kõrvale meelitada või midagi siukest nagu, et te peate jääma endale kindlaks, sest kui te jääte endale kindlaks ja tegutsete kindlameelselt edasi, siis kaarik võib teid viia siis mingi väga suure nagu edukuse või võidukuseni, sest ta on hästi suur nagu siuke saavutuste kaart. Nüüd aga teist rida alustame neitside jaoks karikate emandaga ja noh, see on nüüd hoopis parem siuke emanda energia siin teises reas. Tegemist on siis spirituaalse emanda energiaga, intuitsioon, empaatiavõime, see on ka muidugi tingimusteta armastuse kaart ja räägib siis hästi emotsionaalsest ja võib-olla ka siis romantilisest inimesest, et kindlasti siin paljude jaoks võib see olla siuke romantilise austaja kaart või noh, ka tunnete kaart, eks ju, et võib-olla keegi siin avaldab enda tundeid teile. Igal juhul väga tugev spirituaalenergia, et samas kui te vaatate ise seda taro, et siis te olete ka ilmselt hästi spirituaalne inimene, et võib-olla samastute just ise kõige rohkem selle karikate emandaga, aga jah, tõesti siis paljude jaoks see võib olla siuke nagu austaja partneri kaart ja noh, võib-olla siin see kaarik ka on nende kahe emanda justkui vahel tegelikult siis, eks ju, ja võib siin see üks emandatest olla siis see mustem hobune seal kaariku ees ja teine võib see valgem olla, et võimalusi siin on neitside jaoks. Ja vau, aga nüüd pöörame selle olukorra ümber, sellepärast et eelviimase kaardina tuleb siit pakist aga välja mõõkade kuningas. Ja kui nüüd tõsta see mõõkade kuningas siia ülesse, siis nad tegelikult vaatavad ka mõõkade emandaga näoga üksteise poole ja kui tuleb ühest mastist kaks siis nagu sama kaarti järjest või noh, mitte kaks sama kaarti, kuningas ja emand on erinevad kaardid, aga nad on järjestikused kaardid ja nad on mõlemad isikukaardid ja peaks see näitama siis justkui sükest väga tugevat või ideaalset side ja klappi, et siin võivad kokku siis saada tõesti mingid sellised inimesed või on juba kokku saanud. Muidugi nüüd mõõkade kuningas on mõõkade emandale suhteliselt nagu sarnane, et samamoodi siuke aus, õiglane, nutikas, eks ju, ja hästi iseseisev ja võib-olla siis ka sihikindel, aga mõõkade kuningas nüüd on võib-olla siuke natukene terava keelega või otsekohese ütlemisega, et see mõõkade kuningas on natukene siuke enesekehtestuse kaart, et võib-olla selle järgi võite ka siin aru saada, kellega on tegu ja kas see on siis teie energiaga sarnane või pigem kellegi teisega. Muidugi jällegi, kui te olete meesterahvas, siis eeldatavasti ikkagi pigem on nagu need kuningakaardid teie enda energiakaardid, aga ei pruugi, et võib siin ka olla mingeid erandeid, et see on nii suhteline, et ei tasu kindlasti nendesse kinni jääda. Et võimalusi mõlemale poolele, aga just huvitav ongi siin see, et ideaalne paarilisus on olemas. Et noh, võimalusi on, tundub, sellepärast, et jah, viimase kaardina on siit neitsidele välja anda ka siis veel maailmakaart ja maailmakaart põhimõtteliselt tähendab seda, et terve maailm on teile nagu avanemas, mingid uued uksed on teile avanemas, uued võimalused, uued valikud, uued inimesed. Ja noh, maailmakaart on hästi edukas, võidukas kaart. Muidugi see maailma avanemine võib tähendada kellegi jaoks ka sükest reisimist, kolimist, mingi asukoha muudatust, aga maailmakaart on siis suure arkaani kõige viimane kaart, ehk see siis peaks ka lõpetama ära mingeid mineviku olukordi ja noh, kuna ta on edukas kaart, siis peaks see tähendama seda, et algab mingi uus hästi edukas või positiivne tsükkel siin teie jaoks neitsid ja võib-olla ongi siis aeg jätta minevikku see mõõkade 9 energia, võib-olla
võib-olla ka enda sihuke materdamine selle mõõkateemandaga, aga Kaarik ütleb, et kui te olete enesekindel ja usaldate rohkem iseennast, tegutsete kindlameelselt edasi, siis te peaksite jõudma väga edukate lahendusteni ja kindlasti on siis siin sihuke väga hea tööenergia ja töösuhted, aga samas siis ka, kuna on mõõkade emand ja mõõkade kuningas, noh, see võib ka olla ideaalse töösuhte nagu energiakaart, aga kindlasti on siin ka võimalus romantikaks. Neitsid. See oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati ikka jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kaaludele on tulemas lähitulevikus suhetes armastuses. Mis on tulemas kaaludele lähitulevik, suhted, armastus ja hopsti, kaardid ilusti olemas ja noh, võib-olla alustame siit kohe siis sellest spirituaalsest energiast ja esimese kaardina kohe oli siin väljas karikate emand. Ja karikate emand on siis tõesti kõige spirituaalsem emand Taro pakis, näitab ta empaatiavõimet, intuitsiooni, see on ka tingimusteta armastuse kaart ja räägib ta siis hästi romantilisest või hästi emotsionaalsest inimesest. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, kaalud, siis võib see olla teie enda energia, tegemist on naisenergiaga, samas naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Et kumb, kas te tunnete ära või ei tunne, kui te ei tunne ennast selles energias ära, siis see võib olla sihuke austaja kaart, muidugi võib see kellegi jaoks olla ka partneri või lähedase isiku kaart. Muidugi nüüd teised kaardid siin tulevad natukene teise nurga alt, sellepärast et teise kaardina annan siit välja müntide 4 ja kui meil esimene kaart oli hästi sihuke spirituaalne ja romantiline või emotsionaalne energia, siis nüüd müntidega tuleb sisse sihuke töö või materiaalsuse energia ja see kaart räägib stabiilsusest või turvatundest ja see kaart ütleb ka seda, et kui te suudate enda rahaasjadega nagu hästi ümber käia, siis te suudate kas säilitada või saavutada siukse hästi stabiilse või turvalise keskkonna. Muidugi nüüd müntide 4 natukene rahaasjades hoiab et negatiivse poole pealt ta võib tähendada siukest vargusi, pettusi, valesid, et ärge laske kindlasti ennast nagu ninapidi siin vedada kellegi. Aga kui te seda ei tee ja olete piisavalt tähelepanelik, siis ei ole siin karta mitte midagi ja isegi tööolukordades võib ta tähendada enda positsiooni kindlustamist. Nüüd aga kolmanda kaardina esimeses reas väljas mõõkade paas. Mõõkade paas ei ole kõige positiivsem kaart, et mõõgad on alati natukene siuksed negatiivsemad kui teised masti kaardid, et baasi suhtes muidugi baas on siuke hästi nooruslik või värske energia, et võivad mõnikord tähendada mingeid uusi huvitavaid mõtteid, aga mõõkade baas võib siis tähendada pigem mingite uudiste hilinemist või mingeid uusi väljakutseid, mingeid pisikesi tagasilööke võib-olla. Samas muidugi mõõgad on hästi suhtlevad kaardid, et võib ka mõnikord öelda, et see mõõkade baas on siuke netisuhtluse kaart, et keegi võib teiega ühendust võtta, et baasid võivad näidata nooremapoolse austaja energiat. Samas mõõkade baas, kuna ta on siuke natukene katsumuste kaart, siis ta võib näidata proovile panevat austaja energiat, aga just siis nooremapoolset isikut. Et huvitav energia ja tõesti siin ma arvan, et pigem on siuke nagu hetkel romantika energia kui tööenergia, sellepärast et teise rea esimese kaardina annaksin ma välja nüüd karikate ässa ja see on vist tänases lugemises alles teine äss, mis on välja tulnud ja esimene karikate äss siis läheb välja kaaludele. Muidugi, kui te olete vallaline inimene, siis on tegelikult ülimalt hea kaart see karikate äss, sest ta näitab mingit hästi edukat uut romantilist suhet või sidet. Muidugi samas suhtes olevatele inimestele võib see näidata järgmisi etappe, eks ju, on see siis kokkukolimine, abiellumine või rasedus on ju. Et igal juhul hästi palju positiivseid või romantilisi siis emotsioone. Et võimalusi igal juhul ja tegelikult ma ütlen, et siin isegi kui me võtame selle müntide 4 nagu tööenergiana ette, siis kuna see näitab emotsionaalsust ja siukseid positiivseid emotsioone, siis
võib see olla ka siukse mingi tööolukorraga seoses. Muidugi vaatame, kas tuleb siin veel neid münte juurde. Aga nüüd siis eelviimase kaardina tuleb hoopis kaaludele välja mõõkade kuningas. Et naisenergia meil siin oli olemas, nüüd tuleb ka meesenergia, et võib-olla siis on ikkagi romantiline olukord, samas kindlasti võib ka olla tööolukord, sest mõõkade kuningas on täiesti siuke nagu ülemuse energiakaart. mõõkade kuningas on hästi nagu sihikindel, iseseisev inimene ja hästi aus, õiglane, samas ka hästi nutikas või terava taibuga, aga mõõkade kuningas on ka ennast kehtestav või siuke hästi otsekohese ütlemisega, et alati kõigile ei pruugi nagu sobida. Jällegi, kui te tunnete ennast selles energias ära, siis on see teie energia, kui mitte, siis võib see olla mingi uue austaja kaart, aga samas võib ka siis olla mingi partneri või lähedase isiku energia. Jällegi see on meesenergia kaart, muidugi kui te olete nagu karjääri tegev naine, siis võib teil kindlasti olla siukest nagu meesenergiat ka, et meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, et kumb siin nendest isikutest on teie energia ilmselt ja teine on siis kellegi teise oma. Nüüd aga viimase kaardina, viimase kaardina on kaaludele välja tulnud müntide 9 ja ma ütlesin, et ootame, kas tuleb siin neid münte ja tõesti siin tulevad mingid väga positiivsed nagu lahendused võib-olla siis kellegi jaoks, et see on hästi hea loovuse ja leidlikkuse ja hea õnneenergia. müntide 9 isegi näitab nagu siukest luksuslikku elu või elu nautimist, et see on väga hea siis töö või raha asjades ja üldse materiaalne nagu pool. Samas mündid on ka nagu viljakuse kaardid, võib tähendada kellegi jaoks rasedust, et siin see karikate äss oli ka väljas. Muidugi kellegi jaoks võivad ka mingid tööolukorrad tähendada põhimõtteliselt rasedust, et kui te hakkate näiteks oma firmat looma, oma esimest firmat või mis iganes, et siis see on ka justkui nagu teie beebi, on ju. Et siin võimalusi on palju siis tõesti, kas töösuhetes või karjäärisuhetes, aga müntide 9 peaks siin näitama kindlasti siis mingit siukest nagu edukust. Ta on natukene nagu siuke üksikkaart, aga samas siin on see nagu linnuke, mis just võib näidata seda nagu netisuhtlust, et siin üleval on ka see mõõkade baas, mis võis ka tähendada netisuhtlust. Et siin võimalusi on kindlasti mõlema poole pealt, siis hoian kindlasti kaalud teile pöialt. See oli selleks korraks teie suhted armastus lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin skorpionile on tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Mis on tulemas skorpionile lähitulevik, suhted, armastus, väga huvitav. Need 2 kaarti siia, see kaart ka siia ja esimesena ainuke kaart, mis tuli nägu ülespidi, skorpionid, on teil karikate 7. Karikate 7 on suurte ootuste ja lootuste kaart ja ta räägib mitmetest võimalustest ja valikutest. Et kui võimalusi ja valikuid on palju, siis see on tegelikult ju hea, aga samas sajab siis ka nagu segadusse ja tegelikult kindlasti karikate, huvitav. Kellegi puhul siis kindlasti ülimalt tähtis on siin teha mingi läbimõeldud otsus või valik, sest see karikate 8 on siuke nagu mineviku tsükli kordamise kaart ja karikate 7 siin kindlasti, ma ütlesin võib-olla karikate 8, karikate 7, sorry, huvitav ajas mind nagu köhima ka, et siin ajab nagu veits nagu mõtet sassi. Võib-olla keegi siin ei taha, et skorpionid teaksid, et nad peavad siin rohkem nagu aega võtma või rohkem nagu läbi mõtlema mingeid olukordi, sest see kaart ütleb, et te võite saada nagu hammustada või võib-olla minevikus te tegite mingi vale valiku ja saite hammustada ja siis see karikate 7 nagu ütleb, et ärge korrake sama viga, et kui te teete läbimõeldud otsuse või valiku, siis te suudate seda nagu vältida, et olge siis skorpionid siin natukene ettevaatlikud. Muidugi jah, nii siin kohe teise kaardina tuleb välja siis müntide 2. Jällegi 2 on valikuvõimaluse kaardid juba karikate 7, seda me teame, et valikuvõimalus teil siin on. Muidugi nüüd müntide 2 on siuke hea kohanemisvõime kaart ja vooluga kaasa minemine põhimõtteliselt, et see kaart ütlebki, et kuna te suudate hästi kohaneda ja minna mingi teatud vooluga kaasa või teatud muutusega kaasa, siis see võib teile väga kasulikuks osutuda, eriti võib-olla siis materiaalselt, kuna mündid on ikkagi nagu rahakaardid, aga just jah, siin näitab seda nagu muutust ja mingeid võimalusi siis. Et ma ei tea, kas kellegi poole on tulemas mingi töövõimalus, muidugi see võib ka olla mingi suhtealane asi, eks ju, et võimalusi on palju. Vaatame, mis on siit veel tulemas.
ja on siit kolmanda kaardina skorpionitele tulemas sauade 3. Muidugi sauade 3 on nüüd kindlasti mingi siuke nagu uue alguse kaart, uue võimaluse kaart. Sauad, aktiivsed, loovad, kirglikud, kindlasti tähendab aktiivsusega seda, et te peate ise nagu tegutsema, peate võib-olla enda loovust ära kasutama mingis olukorras või peate tegema midagi, mille vastu te tunnete nagu kirge või peate minema kellegi suunas, kelle vastu te tunnete kirge või midagi siukest siin võib olla. No sauadega on ka tugevam siuke nagu seksuaalenergia, aga väga siuke hea energia selles suhtes, et sauade 3 on justkui siuke ettenägelikkuse kaart, et sauade 3 võib siis öelda nagu seda, et mingi hetk te võite järsku nagu tunduda, et justkui sisetunne ütleb, et minge sinna suunas või mingi teises suunas või ärge sinna minge üldse. Et see kaart siis nagu ütleb, et usaldage rohkem enda seda sisetunnet, mis teile neid asju nagu ütleb ja see võib viia siis teid nende õigete lahendusteni siin olukorras. No nii, aga tuleb siit veel teise rea alustuseks välja siis sauade 7, 2 saua järjest, see on siis kindel siuke tegutsemise energia ja enesekindlus. Muidugi nüüd sauade 7 on siis enda põhimõtetele kindlaks jäämise kaart justkui või enda põhimõtete eest seismise kaart. Et negatiivse poole pealt sauade 7 võib mõnikord nagu tähendada seda, et keegi üritab teile meelega halba nõu anda või üritab teid enda teelt nagu kõrvale suunata justkui või kõrvale juhtida. Et sauade 7 pigem alati ütleb siingi just seda, et usaldage rohkem iseennast ja enda sisetunnet, et mitte liigselt palju siin mingite teiste inimeste nagu arvamust. Et kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis minge kindlalt selles suunas edasi, ärge laske teistel ennast nagu liigselt siis mõjutada. Et see on siin teie jaoks väga oluline mingil tegutsemisel. Ja tuleb siit eelviimase kaardina välja siis ka skorpionite jaoks mõõkade 9 ja mõõkade 9 on siuke justkui nagu mineviku kahetsemise kaart. Ta on hästi siuke kurb energia või see võib mõnel puhul tähendada ka mingit siukest ärevust või stressi, aga kindlasti siis ka nagu hirme, et mingid mineviku olukorrad võisid siin tekitada siis ka skorpionile mingeid hästi suuri hirme ja võib-olla keegi saigi siis siin karikate 7 nagu justkui ussilt hammustada, nagu siin ka pildi peal on ja tänu sellele te ilmselt peategi tegema siis mingeid targemaid otsuseid või valikuid. Muidugi mõõkade 9 on rohkem selline kaart, mis ütleb nagu, et õppige enda mineviku vigadest ja üritage vabaneda nagu negatiivsest energiast, et kui on vaja siis andestage inimestele, aga see ei tähenda seda, et te peate need inimesed enda ellu tagasi nagu võtma. Aga igal juhul tegutsemine siin, et pigem tegutsege edasi. Ja viimase kaardina on siin skorpionile tulemas välja karikate äss. See on küll nüüd üllatus siia lõppu, sest karikate äss on hästi positiivne, romantiline, emotsionaalne nagu energiakaart. Kindlasti võib ta tähendada siis vallalistele inimestele mingeid uusi romantilisi suhteid, samas ka siis olemasolevatele suhetesse mingeid uusi etappe, kokkukolimist, abielu, rasedust. Igal juhul hästi palju nagu positiivset emotsiooni, harmooniat, mingis mõttes siis ka tasakaalu, aga tasakaalu võib-olla nii palju mitte, sellepärast et ta on siuke nagu emotsionaalne kaart ja siin on nagu emotsionaalne küllus ka, et kui nagu kuskilt voolab üle, siis enam ei ole tasakaal, eks ju, aga võib tähendada hästi palju siis positiivseid emotsioone, võib-olla siis mingi romantilise olukorraga seoses, aga kindlasti siin võib ka olla siuke mingi töö, karjääri võimalus, sellepärast et müntide 2 näitas, et siin on mingi valik ja samas siis sauad näitavad siin nagu hästi palju siukest aktiivsust või tegutsemist, et mingi olukorra nimel keegi siin tegutseb või peaks tegutsema ja tegema siis neid läbimõeldud otsuseid, valikuid, aga sauade 7 kindlasti siis usaldada rohkem iseennast ja mitte kuulata liigselt palju teiste inimeste nagu arvamust või siis mingeid suunamisi. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine ja kindlasti visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin hamburile on tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Mis on tulemas hamburitel, siin on natukene kurja on siin, aga ärgem olgem negatiivsed, eks ole. Hamburid, esimese kaardina
annan teile kohe välja mõõkade 10. mõõkade 10 või noh, kõik 10 on siuksed uute tsüklite kaardid. Nad räägivad vana natukene nagu kehvema tsükli lõpetamisest ja siis uuest natukene kergemast tsüklist. Aga noh, mõõgad on nüüd kõige raskemad nagu justkui mastid siis taros ja mõõkade 10 on siis kõige raskem siuke nagu tsüklikaart, et mõnikord võib öelda, et see on siuke nagu 10 mõõka selga kaart. Samas see 10 mõõka selga tähendab nagu siukest valgustushetke või pöördepunkti elus, et see kaart tegelikult ütleb, et enam midagi hullemaks minna ei saa ja kui elu on tulnud justkui mäest alla, siis nüüd peaksid asjad hakkama liikuma mäest üles. Et selles mõttes natukene kurb energia, et võib-olla siin minevikus on halbu asju, samas kaart ütleb, et peaks asjad liikuma üles mäge. Nüüd aga teise kaardina on siin hamburitel kohe väljas ka mõõkade 5 ja mõõkade 5 kindlasti võib tähendada siukseid negatiivseid inimesi või isikuid. Tasub olla siin ettevaatlik, et keegi võib üritada teile meelega nagu halba nõu anda. Samas võib see ka olla siuke nagu selja taga rääkimise kaart, et keegi võib üritada mingit kuulujutte teist levitada või mingit halba energiat võib keegi üritada teile nagu saata. Siis tegelikult siit on nagu pildi pealt näha, et keegi siin taga on hästi nagu õnnelik, käed laiali ja vaatab taevast ja linde, on ju. Aga siin mingi inimene on siis hoiab peast kinni ja samas mingi vares kraaksub talle kõrva, eks ju. Et see võib ka muidugi tähendada inimest minevikust, et võib-olla te eraldusite mingist inimesest ja see inimene näeb, et teil läheb nagu ilma temata palju paremini ja siis ta võibki nagu teile justkui nagu halba soovida. Kindlasti kellegi puhul tõsi, täna mul on olnud mul oli lõvi tähtkujus mingi jõhker aevastamise teema. Nüüd mul on siin hamburi tähtkujus täpselt mingi köhimisteema, kui ma räägin mingit kindlat asja nagu. Et kindlasti kellegi puhul vastab siis tõele, et mingi inimene siin teie minevikust justkui soovib, et teil ei läheks nii hästi, kui teil läheb hamburid. Et ärge selliste inimeste pärast muretsege, aga tasub ennast nagu eemale hoida ja need võivad olla ka sellised salakavadalad inimesed, kes vahepeal üritavad teile nagu mingit nõu anda. Et peate väga ettevaatlik olema, keda te nagu usaldate. Inimesed võivad tahta, et teil läheks hästi, aga inimesed tihti ei taha, et teil läheks paremini kui neil. Täpselt köhimine vastab tõele, hamburid teie olukorras keegi selline on. Kolmanda kaardina esimeses reas hamburil väljas müntide 2. Kahed nüüd selles mõttes on hästi head, et kahed tähendavad mingit valikuvõimalust. See on siuke paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart, aga samas ka väga hea kohanemisvõime kaart. Et müntide 2 mõnikord võib tähendada seda, et teie ellu on tulemas mingi nagu teatud muutus. See võib olla mingi tööalane muutus ka, eks ju, nende müntidega, aga mingi muutus ja müntide 2 ütleb, et kuna te suudate väga hästi kohaneda mingite muutustega, siis see muutus võib teile nagu justkui kasuks siis tulla. Et väga hea siuke nagu muutuste energia ja kaart võib ka öelda nagu seda, et te suudate mingi olukorra pöörata nagu enda kasuks. Ma ei tea, mis olukord see siis siin täpselt on, aga midagi siin on. Nüüd aga teise rea alustuseks hamburitel väljas karikate 4. Karikate 4 on negatiivse poole pealt natukene siuke solvumise kaart või initsiatiivi puudumise kaart või motivatsiooni puudumise kaart. Pigem väga huvitav, ei tea hamburid, mis siin nüüd teie lugemises selle köhimisega on. Võib-olla te olete haige või just olite haige või keegi siin teie olukorras on haige. Võib-olla see haige inimene soovib teile halva. Ma ei ole haige, ma ei soovi teile halva kindlat ja hamburid. Aga karikate 4 võib ka tähendada siis mingit sellist väga head nagu võimalust. Et ta ei ole üldsegi nagu negatiivne kaart, et pigem ta on just positiivne kaart, aga kuna ta negatiivse poole pealt on mingite olukordade või isikute või võimaluste nagu vältimise kaart, siis ta positiivse poole pealt ka nagu ütleb, et hoidke silmad kõrvad siin lahti hamburid, sest kui te väldite kõiki võimalusi või pakkumisi, mis teie suunas tulevad, siis te võite ilma jääda mingist väga heast pakkumisest. Ehk siis põhimõtteliselt see kaart ütleb, et mingi väga hea pakkumine või võimalus on hamburite poole teel, aga te peate siis ise piisavalt tähelepanelikud olema. Ja siin võibki siin olla, et keegi üritab teie nagu tähelepanu kõrvale viia mingitelt olukordadelt selle mõõkade 5-ga, et anda teile meelega halba nõu või juhtida tähelepanu eemale. Et ma ütlen sellega, olge hamburid ettevaatlikud. Ja tuleb siit nüüd selle peale kohe välja siis ka eelviimase kaardina mõõkade 4. Et siin 2 number 4 kõrvuti, number 4 või 44 võib siis ka kellegile siin midagi tähendada. Keegi võib olla võib-olla 44 aastane või siis võib elude number olla 4.
aga mõõkade 4 on natukene ärevuse ja stressi kaart, aga see on kindlasti sihuke nagu puhkamise või aja mahavõtmise kaart. Et mõõkade 4 võib mõnikord öelda seda, et te olete liiga palju teistele inimestele enda energiat nagu välja andnud. Et te peaksite võib-olla rohkem nagu endale aega pühendama ja läbi siis endale aja pühendamise võib see tähendada sihukest ka natukene spirituaalset ärkamist või mineviku hirmudest vabanemist. Et tänu just sellele endale aja pühendamisele. Muidugi siin on nüüd hästi positiivne selle juures see, et siin üleval keskel on mõõkade 5 ja tegelikult see tähendab, et meil on siin samas lugemises 2 kõrvuti olevat samast mastist kaarti ja see peaks tähendama alati siis selles kaardi aspektis mingit nagu arengut. Ja kuna mõõgad on siis hästi siuksed mentaalsed kaardid, aga samas ka suhtluse kaardid, siis hamburitel võib siin toimuda areng siis mingis suhtluses või siis just mentaalses energias, et väga võimalik, et te vabanete mingitest mentaalsetest muredest või koormatest või isegi nagu hirmudest. Et noh, kui mõõkade 10 on siin tõesti mingi raske tsükkel olnud, siis võib seal olla ka mingid hirme, mis on tekkinud. Ja väga võimalik, et siis nüüd vabanete nendest hirmudest ja võib-olla siis ka mingitest negatiivsetest inimestest enda elus. Ja vau, selle peale tuleb siia kohe mõõkade 4 kõrvale välja ka hermit või erak, mis on siis mõõkade 4-ga ülimalt sarnane kaart, lihtsalt kordades võimsam. Hermiti või eraku kaart räägib kindlasti samamoodi aja omaette veetmisest ja ütleb ka, et ärge andke teistele inimestele liigselt palju enda energiat välja. See on avastuste kaart, see on selguste kaart, eriti suur nagu eneseavastuse just selle spirituaalse ärkamisega, aga keegi võib siin avastada endas ka mingeid spirituaalseid võimeid, aga see on kindlasti enda sisemaailmaga nagu tegelemise kaart. Et ilmselt siin üritavad tamburitel öelda, et teil on veel minevikust mingid asjad nagu läbi töötamata, peate õppima enda vigadest, peate teadma, mis te ise tegite nagu valesti, õppima, mida tegid teised valesti, mida saaks muuta sellises olukorras ja see juba tekitab teis selle nagu arengu, et kui teil peaks järgmine kord elus samasugune olukord tekkima, siis te teate juba, kuidas tegutseda. Et hästi suur spirituaalse nagu arengu energia. Muidugi siin jah, on seda nagu aja omaette veetmist, et üritage siis võib-olla vähemalt siis negatiivsetest inimestest enda energia eemale hoida, sest see mõõkade 5 on tõesti sihuke nagu natukene kiuslik energia, et olge ettevaatlik ühesõnaga inimestega, kes teile nagu nõu annavad või kes soovitavad teile mingis kindlas suunas minna, kui te ise nagu võib-olla kahtlete, et usaldage rohkem iseennast ja tegelikult mõõkade 10 siin ütles ka, et peaks algama uus tsükkel, kus asjad hullemaks minna ei saa, et peaksid asjad liikuma teie jaoks üles mäge. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastusvideo, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kaljukitsedele on tulemas lähitulevikus suhetes armastuses. Vau, okei. Kohe siit kiirelt sellised kaardid väljas ja lõpukaart ka olemas. Väga huvitav, see oli siin eelviimane, see oli viimane, see läheb siia ja no nii, esimese kaardina on kohe kaljukitsedel väljas siis keisrinna kaart ja keisrinna näitab siis alati sihukest hästi võimekat naisenergiat. See on 100% naisterahva energiakaart, kuna ta võib ka tähendada siis viljakus algar rasedust. Muidugi näitab ta ka sihukest luksuslikku elu või eluga rahulolu või rikkalikku siis elu. See võib olla natukene sihuke tuntuse või kuulsuse energia ka, et ma ei tea, kaljukitsed, millega te siin päris täpselt tegelete, aga keegi võib ka saada millegagi kuulsaks, aga teil võib tekkida ka mingi idee või midagi sihukest, et see on mingi asja nagu loomine, et see rasedus ei pea alati tähendama nagu last, eks ju, et see võib ka tähendada mingit idee loomist, et siin on hästi palju sihukest loovuse energiat ka. Ja noh, meesterahvaste puhul kindlasti võib ta näidata siis sihukest viljakat taustaja kaarti, aga naisterahvastel tõesti on siis võimalik endal saavutada sihuke hästi võimekas, viljakas ja võib-olla siis ka rikkalik energia. Muidugi nüüd teise kaardina on siin kaljukitsede jaoks väljas õnneratas. Muidugi veel ütlen esimese kaardiga ära, et tuli siin meelde, et keisrinna kaart on siis selline nagu emalik energiakaart, et mõndadel kaljukitsedel võib see keisrinna tähendada ka seda, et ema võib mingit tähtsat või olulist rolli siin lähitulevikus elus mängida.
või emaga suhted võivad siin mingit rolli mängida. Nüüd muidugi aga see õnneratas, eks ju, et õnneratas on niisugune kaart, mis negatiivse poole pealt ütleb, et kui te jääte koha peale liigselt pikalt seisma, siis hakkavad teie jaoks mingid asjad ära lõppema ja võib teid saata nagu negatiivne ebaõnne niisugune energia. Aga samas õnneratas ütleb seda, et kui te ise tegutsete, siis saadab universum teile juurde uusi võimalusi, uusi valikuid ja ka head õnne. Ehk siis igal juhul siin ükskõik mis olukorras te kaljukitsed olete, kindlasti peaks siis üritama nagu edasi tegutseda, et mitte jääda liiga kauaks koha peale seisma. Nüüd aga kolmanda kaardina on tulnud esimesse ritta välja ka karikate 2 ja see on nüüd väga positiivne energia, sest karikate 2 on hästi suur sihuke hingesugulus sidemekaart ja ta näitab romantikat ja emotsioone ja harmooniat ja sihukest tasakaalu. Kahed on ka muidugi valikukaardid, eks ju, aga see kaart tihti räägib siis sellest, et kokku saavad justkui nagu mingis mõttes hästi sarnased, aga tegelikult nagu täiesti erinevad inimesed, aga ühe nõrkust on justkui nagu teise tugevused, inimesed suudavad nagu üksteist ennast väga hästi täiustada. Et võib-olla kui ühel on nagu mingi kehvem päev, siis teine suudab selle nagu panus üle võtta ja panustada rohkem, et siis kõik oleks hästi ja vastupidi, eks ju. Et kuidagi nagu see kaart ütleb, et on võimalik luua siis hästi harmooniline side või suhe ja kuna see on siis karikate energia, siis see on ka sihuke spirituaalne hingesugulus sideme energia. Nüüd muidugi teist rida alustame kaljukitse jaoks müntide rüütliga ja müntide rüütel on nüüd hästi aeglane rüütel, et see võib tähendada siin mingit nagu aeglast arengut ja võib ka tähendada siis seda, et on vaja olla kannatlik, et asjad võtavad oodatust kauem aega, ei juhtu sellisel tempol, nagu te võib-olla sooviksite. Samas ei tasu siin üldsegi nagu kurb olla, sellepärast et müntide rüütel on kõige viljakam ja kõige töökam rüütel ehk igal juhul müntide rüütel tähendab siin nagu arengut, lihtsalt need arengud võtavadki oodatust kauem aega. Rüütlid ei pea olema alati nagu austajate energiat, et esimesel puhul see võibki seda tähendada. Muidugi, kui see on nüüd siuke nagu austaja energiakaart, siis võib ka seda tähendada, et austajaga mingid asjad arenevad aeglaselt või kui olete vallaline inimene, siis justkui austajal võtavad mingid asjad aega, et teieni jõuda, et võib-olla ta tegeleb enda mingite finantsasjadega praegu nende müntidega. Et võimalusi siin nagu on, aga igal juhul on siin nagu väga hea arengute energia. Nüüd aga, eelviimase kaardina tuleb siin kaljukitsede lugemise sisse nüüd aga mõõkade rüütel ja 2 rüütlit järjest ja kindlasti üks nendest rüütlitest võib siin olla nüüd siuke austaja energia. Teine võib olla siis ka enda energiakaart. Jällegi nüüd, kui mõõkade rüütel peaks olema enda energia, siis see on siuke ausus õigluse kaart ja hästi kiire tegutsemise energia. Et natukene vastuolus selle müntide rüütliga nagu, et aeglased arengud on ju, samas mõõkade rüütel ütleb, et tegutsege kiiremini. Et ma ei tea, mis siin täpselt on, samas muidugi mõõkade rüütel, kuna ta on siuke hästi kiire rüütel, siis võib ka tähendada seda, et kaljukitsedel võib siin väga järsku siis tekkida või olla tekkinud mingi uus austaja. Tegemist peaks olema ausa ja õiglase inimesega. Samas jälle mõõgad on natukene siuksed nagu katsumuste kaardid, et võib ta näidata ka siukest nagu proovile panevat mingit austajat. Mõõgad on siuksed suhtluse kaardid, et võimalusi siin on ja austajate energia peab siin olema, kuna siin on see raseduse või viljakuse energia ja see karikate 2, eks ju, mis näitab siukest väga harmoonilist suhet. Ja lõpetuseks siis kaljukitsele tuleb välja ka mõõkade äss. Tänases lugemises esimene mõõkade äss, võib-olla mingi 4. äss üldse siin lugemiste peale, aga mõõkade äss on väga hea kaart, sest mõõkade äss näitab alati siukest edukust, saavutusi, aga ta on ka siis hästi siuke avardav kaart, et selguste probleemide lahenemise kaart. Et kui mingitele asjadele siin ei ole olnud lahendust või vastust või on siin mingid saladused või mingid siuksed asjad, siis see kaart ütleb, et need kõik asjad peaksid tulema välja ja kui ei ole olnud mingeid vastuseid, siis peaks tulema nagu vastus, et see võib tähendada ka mingeid positiivseid uudiseid. Väga hea siuke nagu mentaalne ja suhtlus energia. Muidugi mõõkade äss on siuke huvitav kaart, et ta on ka väga hea nagu edukate uute alguste kaart. Et kui te olete siin mõelnud midagi proovida, siis ma soovitaks teil nagu tegutseda, et see kaart ütleb, et midagi võib teie jaoks hästi kiiresti nagu arenema hakata. Et kui on mingid asjad, mida te olete mõelnud, et äkki võiks proovida kuhugi midagi areneda, proovida
mis iganes, eks ju. Et mis see kellegi jaoks siin täpselt on, ma ei kujuta ette, et neid võimalusi ja inimesi on nii palju, aga igal juhul tasub vähemalt proovida, et siis te teate, kas siin on mingi võimalus või mitte, sest mõõketäss just näitab seda, et hästi kiiresti mingi asi hakkab arenema. Et siis ongi see, et algul natukene proovige, kui üldse ei arene, siis võib-olla ei ole mõtet, aga kui vaikselt juba hakkab arenema, siis võib-olla väga järsku võib tulla mingi suurem areng. Igal juhul väga hea mentaalses nagu selguse energia, et kui siin kellelgi on mingid illusioonid või kellelgi on mingid mineviku hirmud või midagi sellist, siis peaks need vabanemisid siin teile tulema. Kaljukitsed, väga hea energia, see oli selleks korraks teie suhted, armastus, lugemine, visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib ka liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin veevalajale lähitulevikus on tulemas suhetes ja armastuses. Ossa! Ja vau, päris huvitavalt niimoodi kiirelt 6 kaarti käes, jätame need viimasteks, võtame need esimesena ja mis siit siis täpselt tuleb. Väga hea energia, vau, veevalajad. Esimese kaardina annan teile kohe välja müntide rüütli. Müntide rüütel on nüüd kahjuks kõige aeglasem rüütel taropakis, et see kaart kindlasti näitab sükast nagu kannatlikkust, et keegi peab siin olema kannatlik ja tegutsema edasi, et ta on küll kõige aeglasem rüütel, aga samas müntide rüütel on ka kõige töökam ja kõige viljakam rüütel, ehk siis igal juhul müntide rüütel näitab siin nagu arengut. See võib olla süka nagu austaja energia, kuna rüütlid on austajate energiakaardid ka, et võib-olla siis austaja või partneriga toimub mingi aeglasem areng, kui te olete vallaline inimene, võib siis tähendada seda, et austajal võtab natukene aega, et teieni jõuda, võib-olla inimene tegeleb enda finantsi ja stabiilsusega, et siis jõuda siuksesse kohta, et ta saab teie suunas tulla, aga väga hea arengute kaart. Ja noh, nüüd muidugi teise kaardina on siit kohe järgi anda veevalajale müntid 9 ja noh, see on juba siuke rikkuse, külluse ja luksuse kaart, et see võib tähendada siis, et siin veevalajatel on tegemist mingite töösuhetega ja võivad siis väga hästi mingid töösuhted areneda, siin on palju loovust, palju küllust, noh muidugi ka viljakuse energia, eks ju, ja külluse energia võib ka tähendada armastuse energiat, et võimalusi on siin igasugusteks suheteks. Noh, samas muidugi jällegi müntid 9 on natukene siuke üksilduse kaart või ta on natukene üksiku inimese kaart, samas noh, siin pildi peal on see tuvi, eks ju, et see võib tähendada siin mingit netisuhtlust või mingit kutset või mingit austajat ikkagi, et siin võimalusi on, aga muidu iseenesest müntid 9 on justkui siuke eluga rahul olev kaart ja hästi külluslik ja hästi loov ja leidlik nagu energia ja tõesti on siin väga hea siuke töö ja materiaalne nagu energia. Ja nüüd muidugi kolmanda kaardina tuleb veevalajatel välja ka tähekaart. Ja noh, tähekaart on nüüd meeletult suur potentsiaali kaart, see on universumi kaitsekaart ja pooldamise kaart. Et see justkui ütleb, et kui te ise tegutsete, siis annab ka universum teile uusi valikuid, uusi võimalusi ja saadab teid ka edukusega. Ja see kaart ütlebki siin, et teil on nagu meeletult suur potentsiaal areneda, et siin kindlasti pigem tasub unistada suurelt ja tegutseda edasi nende olukordade nimel, kus te tahate näha arenguid. Sest mulle tundub, et siin esimeses reas on täiesti siuke nagu karjääri energia ja kellelgi on võimalik siis saavutada mingi siuke luksuslik elu põhimõtteliselt. Aga no on siin kuna ikkagi esimene kaart on rüütel, eks siis on ka austaja võimalus. Aga igal juhul täht ütleb, et sinna, kuhu te aega ja energiat panete ja pühendate, sealt te saate ka positiivseid tulemusi. Ehk siis väga hea energia arenguteks. Ja vau, teist rida veevalajate jaoks. Alustame müntide ässaga. Esimest korda tänases lugemises tuleb välja müntide äss. Siin paari teist ässa on tulnud mõnes lugemises, aga müntide äss nüüd, tõesti palju münte siin veevalajale. Müntide äss kindlasti võib tähendada soovide täitumist, ükskõik mida te soovinud olete, et tasub siin unistada suurelt. See võib olla siuke üllatuste, kingituste kaart, palgatõusu kaart. Noh, kuna see on, ma ütlen, siuke külluse ja viljakuse energia ka, siis ta võib tähendada armastust ja isegi ka rasedust kellegi jaoks. Et võimalusi on siin väga palju ja ülimalt positiivne lugemine siit veevalajatele on tulemas ja õnneks nüüd natukene tõmbab pidureid meil eelviimane kaart.
mis on siis mõõkade kuus, aga see kaart tõmbab siis ainult pidureid võib-olla ka teie enda peas, sellepärast et mõõkade kuus on niisugune nagu uue alguse kaart, aga ta on ka raskust ületamise ja nagu seljatamise kaart, et see kaart kindlasti ütleb, et teekond ei ole olnud lihtne, aga samas ta ütleb, et need kõige raskemad punktid elus on juba nagu ületatud ja ta võib-olla natukene nagu soovitab teile endale siis veevalajad, et ärge olge liigselt palju kinni mingites minevikus sündmustes või hirmudes või inimestes või suhetes, eks ju. Et see kaart lihtsalt ütlebki, et õppige enda vigadest, ärge samu vigu kordake, läbi selle te teete juba läbi arengu ja tasub siin liikuda siin siis tõesti mingi uue alguse poole. Et positiivsemat suhtumist soovitab siis mõõkade kuus. Ja nüüd viimase kaardina on siin veevalajal väljas ka rippuv mees või poodu. Noh, see on nüüd siuke huvitav kaart, mis räägib segadustundest või segastest emotsioonidest või siis tunnetest, eks ju. Et see kaart ütleb, et võib siin toimuda palju asju nagu korraga või samal ajal ja see võib just tekitada seda segadust. Aga see kaart siis ütleb ka justkui, et ärge enda pead kaotage, ärge minge liigselt närvi. Kui te tunnete ennast kurvana või kurjana või emotsionaalsena, siis see kaart kindlasti ütleb, et siis ei ole õige aeg või hetk võtmaks vastu mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et tasub ennem maha rahuneda või siis nii-öelda kaineks magada ja siis uuesti need asjad nagu läbi mõelda. Et kindlasti rippuv mees või pood ütleb, et ei ole vaja siin kuhugi nagu kiirustada ja ei ole mõtet lasta siis kellelgi ennast nagu närvi ajada. Et väga hea energia on siin olemas, eriti siis hea siuke nagu töö või raha energia ja saavutuste energia, et võib siin olla ka mingi suhte energia, aga kindlasti tähekaart nagu ütleb ära, et siin potentsiaal on meeletu, tasub unistada suurelt ja sinna, kuhu te enda tähelepanu ja aja suunate, sealt te saate ka positiivsed tulemused ja lahendused. Veevalajad, see oli siis selleks korraks teie suhted, armastus, lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin lähitulevikus tulemas kalale suhetes ja armastuses ja päris kiirelt siit 2 kaarti lendas vahel välja ja on ka siis nüüd teised kaardid kõik käes. Ja alguses muidugi oli siuke hästi huvitav energia, et kõige alla või esimesena tahtis siin lauale tulla ilmsesti see mõõkade 9. Mõõkade 9 on nüüd natukene siuke hirmude või ärevuse kaart. Ta räägib mõnikord ka siis mineviku kahetsemisest, võib näidata mingit unepuudust, uneprobleeme, halbu unenägusid. Aga just see on siuke natukene nagu hirmudes kinni olemise kaart. Et võib-olla kalad teil on vaja siin õppida mingitest mineviku vigadest ja mitte korrata enam samu vigu. Muidugi mõõgad on mingid siuksed nagu suhtluse kaardid, et siin võis ka mingi tüli olla, keegi võis kellelegi negatiivselt midagi öelda. Aga samas see kaart nüüd võib öelda, et see keegi kahetseb, et ta niimoodi ütles. Muidugi teise kaardina oli siin kohe kaladele väljas karikate 3 ja noh, karikate 3 on hoopis nüüd teistsugune energia, et karikate 3 pigem näitab mingit hästi nagu positiivset energiat. See on hästi positiivne nagu sõprussuhete kaart või mõnikord ka siuke nagu natukene nagu meeskonnatöö kaart, aga pigem ikkagi sõprussuhete kaart ja ta räägib pidustustest ja tähistamistest. Et siin tundub, et võib-olla siis peale mingit rasket olukorda on võib-olla ikkagi kellelgi võimalus midagi siin nagu tähistada, aga see võib ka olla mingi sünnipäev või midagi taolist, et tasub siin kindlasti rohkem aega veeta positiivsete sõprade seltskonnas. Samas karikate 3 on ka siuke huvitav kaart, et ta võib öelda, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega, et võimalusi siin tegelikult on. Ja noh, 3. kaardina tuleb siit õnneks ka välja siis kohtukaart. Ja kohtukaart on väga hea siuke nagu spirituaalse ärkamise kaart ja selgusele jõudmise kaart. Et kui siin on mingid mured või hirmud või midagi taolist, siis peaks tulema sinna mingid nagu vastused, et see on siuke olukordade lahenemise energia. Ja kohtukaart siis tõesti ütleb, et peale mingit selgust või peale mingi olukorra lahenemist saab keegi lahti lasta ka enda negatiivsest mineviku energiast. Ja väga võimalik, et see võib toimuda siis mingite pidustuste või tähistamiste käigus või mingid väga head positiivsed sõprussidemed
sidemed võivad teid sellel nagu teekonnal aidata nii-öelda selle avastuse või selgusele jõudmisega. Väga tugev spirituaalne energia, samas aga teist rida alustame nüüd uuesti suure arkaaniga ja tuleb siit välja Kaarik. Ja kaariku ees on must ja valge hobune. See võib tähendada seda, et must minevikku on vaja jätta selja taha ja liikuda edasi valge helge tuleviku poole. Kaarik on hästi siuke edukas, hästi võidukas, hästi liikuv kaart. Samas ta on siuke hästi tugev nagu enesekindluse kaart ja endale kindlaks jäämise kaart, et kaarik siin negatiivse poole pealt võib nagu öelda, et olge ettevaatlik, keda te nagu kuulate või keegi võib üritada teile meelega nagu halba nõu anda või teile nagu pudi silma jääda justkui onju, aga Kaarik ütleb, et jääge siis rohkem endale kindlaks, et tõesti, kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära valiku, siis liikuge kindlameelselt selles suunas edasi, et ärge liigselt kuulake teiste inimeste nagu mingit arvamust, et pigem tegutsege enda sisetunde järgi, aga samas siin on kindlasti ka mingid positiivsed sõpruse energiat, et keegi võib teile ka mingit head nõu anda, siis tegemist peaks siis olema mingisuguse positiivse sõbraga, mitte negatiivse inimesega, eks ju. Nüüd aga eelviimase kaardina on kaladele välja tulemas sauade kuningas. Vau! Sauade kuningas nüüd võib näidata siis teie enda energiat, mille te saavutate või milles te juba olete. Samas aga kindlasti võib ka paljude jaoks olla see siuke austaja partneri energiakaart. Et tegemist on nüüd meesenergiaga, samas meesenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Muidugi sauad näitavad siin tugevat siukest nagu seksuaalenergiat, sauad võivad näidata sportlikkust ja head välimust. Nad on aktiivsed, loovad ja kirglikud inimesed, eks ju, et see aktiivsus näitabki võib-olla siis siukest nagu liikuvust, loovus, eks ju, kirg, võimalusi on palju, kindlasti kellegi jaoks on siuke kütkestava kirgliku austaja kaart, aga suure tõenäosusega, kuna see on hästi siuke enesekindel ja karismaatiline isik, siis see on sarnane energia sellele kaarikule, et väga võimalik, et te ise ka kalad olete siin saavutamas siukest enesekindlust ja võib-olla siis just ongi see märk teile, et te peategi kindlameelselt tegutsema edasi, et siin 2 kaarti räägivad väga tugevalt nagu tegutsemisest. Küll aga viimane kaart on siin kaladele karikate baas vist, karikate baas ja karikate baas on siuke hästi tugev intuitsiooni nagu kaart, et siin tegelikult ka võib-olla see kohtukaart räägib sellest spirituaalenergiast ja nüüd see baas ütleb siis rohkem, et usaldagegi rohkem iseennast. Et sisetunne peaks teid juhatama siin nagu õigele teele. Muidugi kellegi jaoks see karikate baas võib siin olla ka nooremapoolsem romantiline või mingi emotsionaalne austaja kaart. Et see võimalus on siin alati olemas, et kuna siin üleval on ka see karikate 3, et 3 võivad alati tähendada ka mingit 3 isikut, eks ju, et siin kellelgi võibki olla mingi austaja võimalus, et kuninga ja siis võib-olla karikate baasi vahel, et ma siis väga loodan, et see must hobune on see karikate baas minevikust ja valge hobune on siis sauade kuningas tulevikust, sest baas ja kuningas ei ole nagu üldse võrreldavad energiad, et see on nagu üks on meesenergia ja teine on siuke poisikese lapsike energia, et ma ei tea, mis siin täpselt on, aga peate siin usaldama iseennast ja samas võivad tulla siin selle kohtukaardiga ka mingid selgused. Midagi on siin seotud ka mingite sõprussidemetega kaarikuga, siis jah, kindlasti üritage kindlameelselt tegutseda edasi ja kui teete ära mingi otsuse valiku, siis sinna suunas ka minge ja muidugi siis mõõkad 9, aga üritage lahti lasta mingid mineviku hirmud. Kalad, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.